Sissejuhatus, kui te hakkasite seda uut veeremi ümberpaigutamise kava planeerima, siis mis olid need uued punktid, millega te nüüd praeguses olukorras peate arvestama, et üks on ilmselt asjaolu, et seda olemasolevat veeremit tuleb hakata eksponeerima siis tulevikus koos toimiva raudteejaamaga? Ja kindlasti see kõige olulisem asi on see, et praegu, kus 3 teel seisavad perrooni ääres raudteejaamas meie vedurid ja vagunid, siis selle koha peal hakkavad seisma ja ka sõitma reisirongid. Et see tähendab seda, et me peame nad täiesti teise kohta panema ja tegelikult, kui raudteed hakatakse ehitama, siis see on kõige esimene töö, mis tuleb üldse siin jaama piirkonnas ära teha. Ja loomulikult me siis vaatasime, kuhu meil on võimalik paigutada. Ja kuna meil on ligi 30 ühikut veeremit erinevatest ajastutest, kokku on siis jooksvaid meetrid üle 400. Et see on päris palju ja tuleb arvestada sellega ka veel, et tulevikus võib ju midagi juurde tulla. Et see kava tuli teha 20-aastase varuga. Siis leidsimegi mõned sellised kohad, kuhu neid saaks paigutada, kus neid oleks külastajatel hea vaadelda ja mis on meie jaoks väga oluline, on see, et kus oleks neid võimalik ka katuse alla panna ja kus oleks võimalik neid ka remontida. Et kokku on siis 30 veeremit ja üks osa selle paigutamise juures on ilmselt see, et kogu see jaamaesine tuleb ilmselt sellest veeremist tühjaks ja teha, sest siia hakkavad ju uued porgandid sõitma ja peatuma. Et kuhu see ülejäänud veerem siia raudteejaama ümbrusesse paigutatakse? Jah, me oleme näinud ette, et see peamine ala ja ka selline uus külastuskeskus, mida praegu ei ole, tuleks siis ajaloolise kaubaaida juurde. Seal on selline suur plats, suur ala. See on siis kuskil 200 meetrit praegusest raudteejaamast. Sinna siis tahame ehitada ka uue sellise veduri remondihalli, katustatud alad, kus saaksid meie vagunide vedurid seista, nad ei oleks siin vihma ja lume käes ja saaksime ka remontida ja saaks ka muud ekspositsiooni seal näidata. Nii et see on see peamine ala, sinna siis tuleks läbi pöörangute, oleks võimalik siis päris raudteelt, reisirongi liikluseks kasutatavalt raudteelt siis liigutada ka veeremit ja meie teistelt aladelt sinna liigutada veeremit. Ja see ka, et me näeme, et kokkuleppel siis Eesti raudteega oleks võimalik ka perrooni ette, kuhu muidu tavaliselt sõidavad siis reisirongid, selles uues olukorras oleks võimalik ka mingi ajalooline vedur või vagun ajada, kui näiteks filmivõtted on, mida tegelikult on päris palju. Kui see uus plaan nüüd ühel päeval valmib, et kuidas siis kogu see raudteemuuseumi ala jääb, et kas ta jääb siis ka edaspidi selliseks avatud alaks külastajatele või muutub see pigem mõeldes turvalisusele selliseks kinniseks territooriumiks? Kindlasti on nii, et ta muutub aiaga piiratud alaks. Et see aed on kindlasti selline, mille äärest mööda jalutades on seda võimalik vaadelda, aga kui ma rääkisin sellest peamisest külastusalast kaubaaida juures, siis kindlasti ta muutub selliseks suletud alaks, et nii vabalt sinna sisse ei saa, peab pileti ostma ja siis saab, nagu ikka, kuskil Vabaõhumuuseumis või päris muuseumis neid asju vaadata. Siin on olnud laual ka mõni aeg tagasi variant, et kui nüüd raudtee ehitatakse siia, et siis mõni muuseumi tee ühendatakse ka siis selle ehitatava teega, et ehk muuseumi oleks võimalik siis transpordita oma veeremit kuskile remondidepoodesse, aga see vist ilmselt käiku ei lähe, et kui nagu ehitusvõimalused ilmselt on soov siia sama ehitada või planeerida. Jah, nii ta on, et pöörangutega me oleme näinud küll võimaluse ette, et kui projekteerima hakatakse, siis meie soov on, et läbi nende pöörangute oleks võimalik erinevate teede vahel ka meie veeremit liigutada ja nagu ma ütlesingi, me tahame tulevikus ikkagi siin Haapsalus remontida vana tehnikat ja miks mitte siin ka remontida mingit muud vana tehnikat, et pakkuda seda võimalust laiemalt välja, kui see remondidepoo on juba kord ehitatud. Et ehk teisisõnu, kui ka porgandid siia sõitma hakkavad, et siis sellest saab tegelikult üks väga ilus tervik, mis ühendab nii tänapäeva kui siis ka tegelikult lõppkokkuvõttes selle ajaloolise osa.
Ja nii me loodame küll, et see tulevikus on. Et tegelikult, kui see Tallinnast reisija sõidab siia Haapsalu raudteejaama, siis enne, kui ta jõuab siia ajaloolise perrooni äärde, kust kunagi tsaariõugon maha astus, siis enne ta jõuab, läbib nii-öelda muuseumi vabaõhu osa, et ta tegelikult näeb juba muuseumit ja sõidab siia sisse, astub maha ja siis on tal võimalus tulla ka raudtee- ja sidemuuseumisse omakorda sisse. Tallinnas kunagise raudteekooli juures on praegu üks vedur seismas, et siin mingi hetk käisid sellised jutud, et see vedur tuuakse siia samma, et raudteejaama ette, et kas sellel on ka juba siis mingi selline sobiv asukoht välja mõeldud, et kus ta siin tulevikus võiks seista? Ja me kaalume praegu paari koha vahel ja lähiajal me tõesti toome selle Tallinnast ära. Ma arvan, et see on kuskil selline, sellel suvel kindlasti see juhtub. Ja see on meie muuseumi vara, mis on seisnud Tallinnas, on kitsarööpmelise raudteevedur, aga nüüd me toome ta tõesti siia ja paneme inimestele vaatamiseks välja.